Tere! Täna räägin ma homoseksuaalsusega toimetulekust. Video on mõeldud põhiliselt neile, kes tunnevad seksuaalset huvi samasooliste või mõlema soo suhtes, kuid pole veel kapist välja tulnud. Annan sulle 13 soovitust, mida oleksin noorena ise tahtnud teada. Esiteks, on olemas palju erinevaid seksuaalse ja romantilise orientatsiooni liike. Noorte jaoks on oma seksuaalsuses kahtlemine tavaline. Kui sa tunned, et ei sobi hästi mitte ühessegi kategooriasse, siis sa ei peagi sobituma. Piisab sellest, et oled sina ise. Teiseks, arenda ja väljenda oma individuaalsust. Kui su iseloom või maitse erinevad keskmisest massist, ole selle üle uhke. Sa ei pea kõigile meeldima. Kõige tähtsam on leppida oma iseärasustega ja meeldida iseendale. Kolmandaks, geid pole stereotüüpsed. Sageli pole väliste tunnuste põhjal võimalik kindlaks teha, kas keegi on homoseksuaal või mitte. Sa ei pea sobituma gei kogukonda, samuti nagu sa ei pea sobituma hetero kogukonda. Neljandaks, kui keegi surub sulle peale arvamust, et omasoo iharus on ebaloomulik, patune või vaimse häire sümptom, ära võta seda tõsiselt. Homoseksuaalsus pole haigus või vaimne häire. Viiendaks, seksuaalsus pole valikuline. Igasugused katsed oma seksuaalsust jõuga muuta on suunatud läbikukkumisele. Heteroseksuaalsetele sõpradele ja pereliikmetele võib olla seda raske selgeks teha, sest neil pole sellist isiklikku kogemust. Kuuendaks, kaalu oma perele kapist väljatulekut. Kui arvad, et su pere sind ei aktsepteeri, otsi endale mentor, kes oskab sind nõustada, kas ja kuidas kapist välja tulla. Seitsmendaks, ole valiv. Tervele maailmale pole mõtet oma seksuaalset orientatsiooni kuulutada, ega kõiki see ei huvitagi. Jälgi kapist väljatuleku osas oma sisetunnet. Soovitan alustada oma tutvusringkonnas kõige mõistvamatest inimestest. 8. Andesta neile, kes pole valmis su seksuaalsust aktsepteerima. Kahjuks võivad inimesed olla julmad ja väiklased. Pole mõtet nende peale vihastuda. Suhtle parem inimestega, kes sind aktsepteerivad sellisena, nagu sa oled. 9. Kui oled usklik, siis tea, et oma seksuaalsuse aktsepteerimine ei tähenda, et peaksid usust loobuma. Eestis on palju erinevaid kogukondi ja mõned kogudused on homoseksuaalsuse suhtes aktsepteerivad. 10. Proovi täiendada oma tutvusringkonda geist sõprade ja sallivate inimestega. See aitab näha maailma vähem homofoobsena. 11. Esmatähtis on aktsepteerida iseennast. Sind aitavad enesesisestused. Need on väited, mis öeldakse välja ja mida korratakse igapäevaselt, et aidata uusi tõekspidamisi omaks võtta. Näiteks, olen sama väärtuslik kui kõik teised inimesed. Ma ei lase ennast teiste negatiivsest suhtumisest mõjutada. Mu seksuaalsus on osa mu olemusest. See ei takista mul elada õnnelikult. Austan ennast sellisena, nagu olen. 12. Õpeta mõistmist ja aktsepteerimist läbi oma tegude. Kui oled ise sallimatu mõnede rasside, religioonide, iseärasuste või puuetega inimeste suhtes, siis miks peaksid teised inimesed olema mõistvad sinu suhtes? 13. Eestis on olemas LGBT ühing, mille kaudu sul on võimalik saada nõustamist ja leida tuge. Lisainfo leiad video kirjeldusest. Tänaseks kõik. Kui sulle meeldis mu video, siis vajuta palun punasele telli nupule ja kella ikoonile, et näha ka tulevasi videosid.